mina olen Helis. Ja mina olen Piret. Ja meie oleme Your Spiritual Mommies podcast. Nii. Tänaseks teemaks on meil mõiste spirituaalsus. Mis see on? Kes need on? Võta endale üldse hetk, kes iganes sa kuulad, võta endale hetk. Ja kui me viskame praegu õhku selle, mis on sinu jaoks spirituaalsus, siis praegu jäta kas või see podcast, pane pausile ja mõtle, mis see sinu jaoks on. Mis teeb sinu jaoks spirituaalsuseks, kes on spirituaalne inimene, millest spirituaalsus üldse koosneb. Ja kohe siia ära, vaimsus, spirituaalsus ei ole sama, mis usk. Need on kaks täiesti erinevat asja. Et võta lihtsalt hetk korra ja mõtle, tunneta. Spirituaalsus, vaimsus, isiklikud kogemused, sisemine teekond, tähenduse otsing, religioon, konkreetne usk, dogmad, rituaalid ja pühakirjad, spirituaalsus ja vaimsus, sisemine autoriteet, intuitsioon, isiklik süda, religioon, väline autoriteet, kirik, vaimulikud, pühakirjad, spirituaalsus, vaimsus, paindlik, isikupärane, arenev, religioon, struktureeritud, organiseeritud, traditsiooniline. Kokkuvõtteks, sa võid olla väga spirituaalne, kuulumata ühtegi usulisse organisatsiooni. Kas saab olla spirituaalne ilma usklik olemata, on see küsimus. Millele me just vastasime. Aga jaa, et kui ongi see spirituaalsus ja usk, et need on kaks asja, mida väga paljud ajavad segamini või nagu seovad oma vahel. Mult on ka küsitud, et kas inglise keeles are you spiritual on ja siis ma olen nagu, et jaa, et ma olen spirituaalne ja siis küsitakse, et kellest sa usud? Usud sa, oled sa kristlane või midagi ja siis mul on nagu, et ei, et ma olen spirituaalne, vaimne, aga ma ei ole usklik, et ma ei käi pühapäeviti kirikus. Väike side joke, miks ma ei käi kirikus, sest ma lähen põlema kirikus. Ta reaalselt arvab seda, et ta läheb kirikus põlema nagu. Esimest korda, kui ma kuulsin seda, ma oli lihtsalt mingi kas ta on nagu mingisugune teemon siis või nagu what's the reason? Ja see spirituaalne, sa saad olla nagu igal pool, igal ajahetkel, et see ei ole, et sa peaksid kandma risti, nagu ristiusus on, või käima kirikus, palvetamas, pihitoolis. Või see, et sul ongi mingi see spirituaalne inimene võib näha välja ükskõik milline, ta võib olla sul mingisuguse firma oma, kes käib täiesti tavaliselt riides, sa tema välimusest olekust sa ei saa aru, et ta tegelikult tegeleb siis spiritualismiga või spirituaalsusega kõike seda, et see on tema nagu tõekspidamised, uskumused, kogemused, kõike ja tema teekonnad. Toon siia näite kohe, kuna me selle välimuse poole peale just tulime. Minul on olnud kogemusi, et kuna ma olen sensitiivtervendaja ja ma teen seansse kõike, siis kui ma alustasin oma teekonda ja minu juurde tulid inimesed, kes olidki nagu läbi siis meili, kirjutasid mulle, panid aja kinni. Nad ei olnud mind näinud. Siis inimesed tulevad, ma võtan nad vastu ja siis need on mingi, et sina oledki Piret, kelle juurde mul on aeg. Ja siis nad on ehmunud minu olekus sellest, milline ma välja näen. Ja siis mul ongi, ma olen küsinud ka, et mida sa siis nagu ootasid või keda sa nagu näha tahtsid või et nagu milline oleks siis abistaja. Ja siis mul on öeldud, et jah, et nad on ikkagi arvanud, et abistajad on sellised 40-50 aastased. Valgepäised. Jah, heledapäised, pikkade juustega loomulikult naised, kellel on siis sellised valge kleit või sellised nagu valged hõlstid on ju, mingid valged püksid, linasest riided, asjad. Ja siis ma olen nagu mingi, et ei, sest et ma võin kanda mida iganes ma tahan, ma võin olla milline ma iganes tahan, et ka seal ei ole seda kriteeriumi, et kui sa oled spirituaalne või midagi, et sa pead käituma või tegema mingeid kindlaid asju, et kui me juba siin oleme, et samamoodi, et ja see on jälle meie tõekspidamised ja meie uskumused, et me jäämegi seda korrutama siia, aga see on väga-väga vajalik. Näiteks arvatakse, et
spirituaalselt vaimsed inimesed ei tarbi alkoholi, ei söö liha, ei joo kohvi. Üks asi, mis tõesti on, ei joo kohvi. See on päris huvitav tegelikult, et nagu ei joo kohvi. Siis samamoodi ei suitseta. Ja veel nagu palju asju, mida arvatakse, et jaa, et kui sa neid teed, siis sa ei saa olla spirituaalne inimene. Aga samas, kui te ka nagu mõtleksite korra, siis kes on üldse või kellel on üldse õigus tulla ütlema, kas ma olen spirituaalne või mitte? Sest et tegelikult mitte kellelgi ju. Spirituaalsus on teadmine. Teadlikkus. Teadlikkus. Ja me ütleme ära ka siia selle lause, et meis kõigis on olemas spirituaalsus, aga me oleme väga erinevatel levelitel. On inimesi, kes on valinud selle oma elustiiliks, näiteks meie siin. Kui te teaksite ja kuuleksite, kui palju me päevas räägime, igapäevaselt räägime igasugustel teemadel. Ja tänu sellele sa tegelikult õpid nii meeletult palju iseenda kohta, oma traumade kohta, kõige kohta sinus endas, mis su sees on. Sa õpid, kes sina tegelikult oled, mis su core on. Et nagu su südamiks siis, et kes sa oled, mis on su traumad, mis on su karma, kõike. Siin podcastis tuleb väga palju huvitavaid teemasid, et nii palju võin juba öelda, et pange tähele vahepeal asju, mis me ütleme. Et te saate ka paremini aru, meil tuleb ikka väga trigerdavaid teemasid, me reaalselt ütleme juba ära, meil tuleb väga palju trigerdavaid teemasid. Ja it's okay, vaata. Üleüldiselt ma toon juba selle siia ka, et miks me otsustasime seda podcasti tuua, kuna see on esimene episood ja tegelikult see on ka kind of siuke tutvustav episood, et kes me oleme, kus me tuleme, selles suhtes me oleme tavalised inimesed, me teeme igapäevatöid, vaata, it is normal. Aga kust tuleb see podcasti idee üldse, on see, et kui mina läksin siis sellele teele, kui ma kohtasin, tegelikult ma otsisin juba ennem nagu vastuseid päris paljudele asjadele. Ma ei leidnud väga palju asju nagu netist, isegi ChatGPT pani mulle lihtsalt täiesti mingit jama. Aga kuidagi nagu ma teadsin, et nagu mingid it's kind of weird, ma ei tea, et see ei ole nagu päris see, mida ma otsin nagu näiteks kas või hingeloomade koha pealt. Need vastused, mis sa said, et sul on ainult üks neid. Ja, aga miks ma näen 2? Et väike spoiler muidugi. Ja siis ühel heal pere kokkutulekul või nagu istumisel pigem siis öelda, rääkisin ma jälle samamoodi hingeloomadest oma vennatütrele ja ta andis mulle idee, milleks on see, et issand, sa räägid nii huvitavalt sellest kõigest. Kas sa ei ole mõelnud podcasti teha? Ja kellele ma kirjutasin, on see neiu siin mu kõrval. Ja ma olin mingi, me hakkame podcasti tegema. Mina ei olnud kohe sillas, ma ütlen päris ausalt. Et jah, ma olen küll varasemalt ise ka mõelnud, et võiks podcasti teha, aga kindlasti mitte üksinda. Ja ikkagi on hirmud asjad, jälle see on inimlik. See on täiesti normaalne. Täiesti nagu inimlik ja normaalne ja tegelikult selle podcasti teemaga me oleme vist aasta. Me oleme kuskil aasta seda vaikselt siin nagu selleks valmistunud. Tegelikult ka mentaalselt. Absoluut kõikidel tasanditel üldse. Teema, samamoodi nagu mingi tehnikakasutus, mingi siuksed asjad, vaata, et kus kohas ma saan teha üldse, editida videosid ja värke, et nagu kõik see, et see uurimised, otsimised, samamoodi, et koht, kus teha, sest tegelikult ju seda ei olnud alguses. Kõik see nõuab nagu aega ja ma ei tahtnud seda teha nagu, kuidas öeldakse, üle jala või üle puusa. Et lihtsalt teeme ära ja kõik. Ja, et see ongi umbes, et see oli see podcast, vaata. Ei, see on meie baby kind of. Meil on palju beebisid. Reaalselt. Kõik asjad on beebid lihtsalt. Me tahame, kui me teeme seda, siis me tahame teha seda nagu hästi. Et me oleme nagu siin, kui me lindistame ja me mõtleme ja me räägime ja ma tean, me täiega palju rändime, aga see on okei. Sest et taaskordselt we get sidetracked a lot.
eriti mina, ja siis kui ma lähen, siis läheb ka tema. Ja siis tuleb välja Pets, kes on minu sisemine mees. jah, kellest me räägime Spoiler alert juba on ju, me räägime kui sisemisest perest. Ja et kui te kuulete lauset vähem loba, pikem samm, siis on Pets, tere tulemast. ja noh, minu sisemisel mehel on ka oma lause, aga ma ei hakka seda siin podcastis ütlema. Ütle välja. Ma tahan snuusi. Ma võtsin jah Pirksiga ühendust ja kirjutasin talle siis ja ma ütlesin, et davai, ma hakkan podcasti tegema nüüd. Ja ta oli mingi okei. Ja Pirks läks kaasa lihtsalt selle kõigega nagu koheselt. Ja see nimi tuli ka reaalselt sellel samal päeval kohe. See oli see, et ma olen mingi, et jaa, et paneks your spiritual daddies. Pirks oli mingi, ei, paneme your spiritual mom. Et nagu daddies on just see, et teed ja Pets, vaata. Aga maamis on see, kes meie ju tegelikult oleme. Nagu... Ja see nii klikkis ka. Et ongi see nagu see hoitus ja see ka, et meie oleme teie jaoks oleme. Me hoiame, me aktsepteerime, me kuulame ja kuuleme, me näeme teid. Ja logo ka. Algselt oli meil üldse täiesti teine logo. See nagu, seal olid nagu tšakrad asjad ja see oli tegelikult päris äge. Mulle kind meeldis ja seal taga oli samamoodi elupuu, mis on siis minu üks, ma isegi ei tea, kuidas seda kirjeldada, aga nagu ma lihtsalt näen igal pool elupuud kogu aeg. Nagu totem siis äkki või? Jaa. Et minu üks totemitest. Ja siis ma mõtlesin, et ma katsetan natuke ChatGPT-ga. Panin sinna, et mis ma soovin ja see kohe see esimene logo oligi see, mis tuli ja me olime lihtsalt We are sold. We take it. We fucking love it. See oli, jaa, et I love it. Te saate ka aru ühel hetkel, miks draakon ja lõvi. Meil on siin selline asi, et kes on spirituaalne inimene, et sa hakkad aru saama ja nägema, et peale selle füüsilise maailma, mis kõik toimub, et tegelikult seal on palju-palju rohkem. Sa hakkad vastutama, sa hakkad elu täiesti teistsuguselt vaatama, sa hakkad täiesti teistsuguselt aru saama, sa muutud teadlikumaks, sa tuled ohvri rollist välja, sa hakkad vastutama, mida väga paljud inimesed ei tee. Te lihtsalt ei vastuta. Aga absoluutselt mitte. Nagu... Ja, et see vastutus on ka nagu üks asjadest, mida lihtsalt ego tasandil me ei taha teha. Et meil ongi, et meil on valus või meil on mingid tagajärjed asjades, meil on nagu, et tema tegi seda või tema tegi toda, aga samas nagu vaadata endale otsa. Et see on ka üks spirituaalse inimese, kuidas ma ütlen, nagu vihjeid või nagu neid punkte, ta vastutab, ta saab aru, kui midagi, ja et kui midagi juhtus, siis seal on kogemus ja õppetund ja ta ei lähe ohvri rolli. Ta ei anna seda vastutust kellelegi teisele. Väike trigger siia, kui me räägime näiteks kristlasest ja kui midagi juhtub, siis kelle poole ta pöördub? Jumal, miks sa teed mulle nii? Jumal tegi mulle nii. Ja, aga see on ju ka tavainimese koha pealt on ju tegelikult see, et kes ei usu otseselt mingit, ei usu Jumalat, ei tegele spirituaalsusega, tal ei ole nagu mingit usku või midagi, mille peale nagu toetuda, siis ta on ju see, et nad süüdistavad alati ju teisi inimesi. Oled süüdi, et näidatakse näpuga nagu teise inimese peale, ilma et tunnistada ise sellele, et sa oled ise süüdi selles, et sina ütlesid, sina tegid seda, et näpuga näidata teisele inimesele on alati nagu kuidagi, ma ei saa öelda, et hea, sest ma ise ei tee seda. Kiputakse kohe nagu süüdistama teisi inimesi ja näpuga näitama teiste peale, olles ise süüdi selles kõiges. Spirituaalne inimene on nagu, et pekk, et mina tegin seda, ma ütlesin talle halvasti või et issand, ma pean vabandama või et ma käitusin väga-väga nõmedalt, et ma pean selle nagu õigeks tegema, et see on minu süü, et ma käitusin niimoodi. See on minu süü, et mina nagu ütlesin seda. Jah, et ma näen ise seda hästi palju nagu teistes inimestes, et ma ei tea, et sina lõhkusid seal ära. Ei nagu...
sa lõhkusid selle ära ja sa ajad seda kellegi teise kaela. Inimesed teevad seda, Palju et see on, nagu- see on ka nagu kindlasti, ärge unustage ära ka seda, et noh, isegi meie, jah, me oleme teadlikud, jah, me teeme teadlikuid asju, aga ka meie oleme jätkuvalt inimesed ja ka Jaa. meie teeme vigu. Absoluutselt. Ka meie võime emotsiooni pealt öelda väga halbu asju, aga me teadvustame seda kõigepealt iseendale ja me ka vabandame või me räägime selle teise inimesega läbi need asjad, et sorry, Jaa. et ma niimoodi ütlesin, me vastutame Jaa. oma tegude eest. Mõelge kas või korraks sellele, et kui paljud teist üldse vabandavad, kui paljud on suutelised vabandama. Ja ma ei räägi ainult romantilises suhtes, vaid üleüldiselt. Sõbrad, pere, õed, vennad. Ja teine küsimus siia juurde on see, ma räägin oma kogemustest, on see, et kas sa vabandad sellepärast, sa päriselt saad aru, et sa tegid midagi valesti või sa vabandad sellepärast, et teine inimene tahab ja sa ei taha selle sittaga enam tegeleda ja siia Elis lõikab selle välja, sest ma tahtsin siia veel juurde oma kogemustest, sest et seal Lõikan oli välja väga tihti see, kus ta vabandas, sest et ta teadis, et ma tahan, et ta vabandaks, sest minul oli valus. Aga ta ei teinud seda sellepärast, et tema tahtis seda teha. Et seal on väga-väga suur vahe, et teiega, kui sa ei taha vabandada, siis pigem ära tee seda. Ja veel üks asi, mis käib selle juurde ka kuidagi, praegu tuli nagu mõte, et kui sa oled purjus ja sa teed midagi, räägin omast kogemusest, ka purjuspea tehtud teod ja purjuspea öeldud asjad, ka nende eest tuleb vabandada, kui sa oled kellelegi päriselt haiget teinud ja sa ise saad ka sellest aru, et sa oled haiget teinud. Ka mina olen, ma tean, et et läheb kas või aastaid mööda, aga kirjutage inimestele ja öelge, et tead, mind on närinud see, et käitusin sinuga halvasti või ma ütlesin sulle kunagi midagi väga halvasti. Et ma tean, et sa võib-olla ise ei mäletagi seda enam, sest et aastad on möödas, aga sa ei tea aga kunagi. samas see võib olla ka midagi, mis annab selle inimesele rahu. Täpselt selle nagu viimase punkti selle liile. Ta ise võib-olla ei teagi alguses, ei saa aru sellest, et et vist see on ammu unustatud asi, aga tegelikult ta tunneb rahulolu ja ta tunneb seda, et appi, see oligi see, mida mul oli täna tegelikult vaja. Et mõelge selle peale, et nagu ma ennem ka episoodi alguses ütlesin, et sõnad teevad kohati rohkem haiget kui teod. Nagu oleneb teost muidugi, aga nagu issand, ma mõtlen nii palju kordi nagu appi. Peaks sellest lahti saama. Siis üks asi, mis on ka veel selle spirituaalsele teele tulemisega, olemisega, tegelemisega, on see, et kardetakse, mida teised arvavad. Mida teised mõtlevad, mida teised arvavad. Olgugi, et väljaspool Eestit spirituaalsvaimus on nagu väga-väga suur teema, väga aktsepteeritav teema. Eestis me oleme ikkagi veel mingis mõttes sealmaal, et ikkagi arvatakse, et me oleme delulud. Eestis on see natukene nagu karbi sees või boksis, et see on nagu piiritletud, et mida sa tead või et mis see tegelikult on. Ma armastan õppida seda kõike, ma ise ei ole nii pikalt sellel teel olnud kui Piret, kes nimelik on kutsutud Piret Pirks, et ma olen suht äkki tiinekajast uurinud seda kõike, aga nagu nüüd viimased paar aastat on see, kus ma päriselt saan aru, et mis see kõik on ja kõike seda, et seal päris pikalt tulnud haiges informatsioon ja teadmised, aga ei, see on väga huvitav ja ma olen väga õnnelik, et ma olen jõudnud sinna, kus ma praegu olen. No. Et see ongi see hirm, et mida teised võivad mõelda, arvata, et me ütleme ka kohe ära selle, et kui seda ei pruugi juhtuda, aga
see võib juhtuda, on see, et kui sa tuled sellele spirituaalsele vaimsele teekonnale, siis inimesed sinu kõrvalt võivad ära minna. Ja see on okei, kallike, see on okei. Päriselt see on väga-väga okei. Pärast ära pane seda üheks takistuseks, miks mitte teha seda, mida sa tunned, et on sinu jaoks õige ja vajalik. Jaa, sest kui sa tunned, vahet ei ole, on see su perekonnaliige, on see su parim sõbranna, on see su kaaslane, mida iganes. Sa teed seda, mida sina tunned, et see on sinu hingekutse. Et see on see, kus sa saad seda lohutust ja seda enesearmastust ja seda kõike, mida sa tunned, et sa otsid enda sees. Ära jäta seda tegemata, sest sa mõtled, et aga mis siis kui? Ära mängi seda mängu. Siis, mis veel on spirituaalsel inimesel ja kõike, on märgid. Kas sa oskad lugeda märke, kas sa paned tähele märke? Kuidas universum sinuga räägib? Meil on omal märgid olemas. Meil on väga palju märke. Tahad mõnest rääkida? Jah. See on fenomenaalne. Aga samas see on alati tunne see, et nagu keegi lööks sind kõhtu. Aga jah, kõhutunne, et ala, et see on nagu nii tugevaks läinud. Mul on tegelikult nagu terve elu olnud, aga ma olen lihtsalt kogu aeg ignoreerinud seda. Minu paljudest asjadest, mida ma olen ignoreerinud siin elus. Aga ja kõhutunne kindlasti ja teine, minul on ka kusjuures see kõhutunne, aga mul on kõhutunne seal, et kuskilt tuleb mingi pauk või mingi asi juhtub ja see kõhutunne ka, mis mul on alati olnud, on see, et ma tajun kohe ära selle bullshit'i, keegi midagi räägib ja siis mul on nagu, et ma usaldan ennast ja oma kõhutunnet ja kui ma küsin seda teise inimese käest ja ta ütleb mulle, et ei, sul on vale kõhutunne või tegelikult ei ole niimoodi. Ma tean, et on midagi. Ja kusjuures on tulnud välja kõik need asjad, mida ma olen tundnud, on tegelikult olnud õiged. Ja seal on olnud mingi bullshit, räägin omadest kogemustest ja see inimene teab ja need inimesed teavad, sest te vaatate ühel hetkel ka neid, nii et tšau teile. Jaa, meid vaatavad paljud inimesed. Nii et mingil ajahetkel vähemalt. Siit kaasa nii palju, kui me ütlesime. Võtke siit kaasa see, et hakake ise ka mõtlema. Esitage küsimusi, see on üks asi, mis on nagu veel, mida me julgustame Helisega koos. Teile on see, et esitage küsimusi. Kui keegi tuleb, ütleb teile midagi, siis küsige, miks? Tegelikult, kui sa võtad ju seda, et meil inimestena ei ole ainult üks tee, meil on neid mitmeid, siis miks peaks olema ka spirituaalsuses ainult üks kindel tõde, kui tegelikult igal inimesel, kes harrastab seda, on oma tõde. Ka see, mis meil siin podcastis on see, et see on meie tõde. Meie tõed ühtivad ja meil on eriarvamused mingitest asjadest ja see on okei. Ja see on täiesti normaalne, kui keegi seletab oma vaatenurka ja sa mõistad seda ja sa seletad oma vaatenurka ja mõistad täpselt samamoodi, aga see ei tähenda seda, et nüüd on see, et ala sa pead kindlasti jääma sellele või seda uskuma. Ja spirituaalsel tasandil näiteks minul isiklikult meeldib see, et ma ei lase pressida peale. Et isegi ka spirituaalsel tasandil on inimesi, kes on mingid ei, niimoodi on. Ma olen ka käinud mingitel üritustel, asjadel, mida viivad teised läbi ja ma olen ka kuulanud ja kuulnud, mida nad räägivad, aga kui minul kanal või minu siseinfo või tõekspidamine uskumusena, et tegelikult ei ole nii, tegelikult on nii, siis see on jälle minu isiklik arvamus, see on minu tõekspidamisuskumus. Ma ei hakka seda teist inimest maha tegema, ego tasandil, spirituaalsel tasandil, et see on bullshit, mida sa ajad, sellepärast, et samamoodi, kui palju on erinevaid inimesi, on ka palju erinevaid arvamusi. Ja nagu me ka enne ütlesime, me kõik võime olla spirituaalsed, kes me siin oleme spirituaalse vaimsel tasandil, aga me oleme kõik erinevatel levelitel. Üks asi, mida kindlasti tahan siin lõpus veel välja tuua, on
mentorlus ehk siis kellegi leidmine, kes oleks nagu sinu teejuht siin. Jaa. Minu soovitus on alati see, leia endale üks inimene, kellega sinu, samamoodi nagu meil Helisega, kellega su arusaamad, uskumused, energia päriselt klapib Jaa. ja jää temaga. Sest et kui sa jooksed erinevate inimeste vahet, siis see läheb nii segaseks, see läheb juba energeetiliselt segaseks, info läheb segaseks ja sul on nende küsimuste asemel, mis sul enne olid, on sul kümneid, sadu, tuhandeid küsimusi veel ja sul ei ole piisavalt vastuseid. Ja mina nimetan seda ka selleks info ülekülluseks, millega sa lihtsalt jooksed ühel hetkel kokku. Ja siis sa oled palju kaugemal, kui sa olid enne. Et see ongi lihtsalt nagu minu soovitus, et kui sa nagu tunned, et sa ei saa ise enam edasi kuskile, et sul oleks vaja kellegagi rääkida, kellegagi arutada, kellegi käest küsida mingeid küsimusi, kes on olnud kauem siin teekonnal, siis leia see üks inimene. Päriselt see üks inimene on võimeline andma sulle palju rohkem kui 10 erinevat inimest. Siis sa lähed lihtsalt segadusse, sest et see on täpselt see, et kõigil on täiesti erinevad arusaamad ja siis oledki lihtsalt see, et aga mis see tegelikult, nagu mis see minu tõde on, et kas see ongi nagu see, et ma olengi confused ja ma ei saa mitte millestki aru või see ongi see, et okei, et tegelikult kõige rohkem meie arusaamad, meie uskumused, meie tõekspidamised ühtivad just selle mentoriga, et siis jäädagi selle mentori juurde või õppida siis tema tõdesid ja uskumusi. Aga kindlasti ära kaota enda sisehäält. Absoluutselt mitte. Isegi kui sa õpid kellegi all või isegi kui sa lähed kuskile kursustele, koolitustele, mida iganes, siis ära unusta kuulata enda sisehäält. Ära lase teistel nii-öelda siis kõrgematel inimestel, autoriteetstel inimestel, kes on käinud, kes teevad koolitust kõike, ära lase nende häälel hakata olema iseenda hääl. Mida ka väga paljud teevad. Ära lase ennast muuta, kui kellekski, kes sina ei ole. Ja täpselt. Et kui sina ei ole see, siis ära ole, et kuskile sobituda. Lihtsalt, et sobituda selle pärast. Sellepärast, et sa leiad ja tõmbad neid inimesi, kellel on seesama tõde, isamad uskumused. Et ma tean, et me inimestena me tahame sobituda kohtadesse, me tahame sobituda teiste inimestega, aga lihtsalt sa ei sobitu enamus inimestega, vaid sa lihtsalt leiadki oma teekonnal need inimesed, kes jäävad sinuga kuni lõpuni. Teed ise endale oma siseringi, oma väikse pere. Nagu sõpradest ja oma perest, I guess. Ja see on täiesti okei ja see on täiesti normaalne ja sa ei pea tundma ennast halvasti mingite asjade pärast. Et ma hakkasin nüüd spirituaalsusega tegelema ja inimesed kaovad ära, et oh my god, kas asi ongi äkki minus? Ei, asi on nendes. Täpselt. See, et sina teed midagi enda jaoks, see, mida sina tahad teha ise enda jaoks, sa tead, et see on hea sulle, siis ja teised inimesed lihtsalt arvavad, et ma ei tea, veits ülemistes ohtades on veits tuuline, siis no see on nagu nende mure, mitte sinu oma. Ja üks asi, mis veel on see, et inimesed arvavad, ja ma räägin jälle enda kogemust, et siin spirituaalsel vaimsel teel olek on mega kerge ja chill ja lillepidu ja party. Tegelikult ei ole. Tegelikult ei ole. Minu tutvusringkonnas ma tean inimesi, kes on olnud sellel teekonnal väga-väga pikalt ja ühel hetkel nad väsivad ära ja nad ongi sellelt teekonnalt maha astunud, mis on täiesti fine, täiesti okei. Mina isiklikult ütlen ka, mul on ka olnud neid mõtteid, neid hetki nende aastate jooksul, kus ma samamoodi, et fuck this shit, ma ei taha enam. Ma ei jõua enam, ma ei taha enam, ma ei saa aru, miks ma pean seda tegema. Ma olen nii väsinud, ma olen nii läbi, mul tekivad need crashid, need emotsionaalsed langused ja kõik asjad ja ma olen ka nagu mõelnud, et ei, nagu kõik.
aga samas, kui sa tuled nagu sealt välja, siis mina ütlen ausalt, ma ei kujutaks oma elu ette. Ilma kõige selleta, nagu ma ei kujutaks ette, sest et nagu me enne ka ütlesime, et see ei ole mingisugune asi, mida näidata teistele, et ma olen spirituaalne, ma teen seda, teist ja kolmandat või rääkida mingi, et olla, ma ei tea, väljapaistev või et ma olen nii tark ja ma ei tea, mida iganes, vaid minu jaoks on see elustiil, see on osa minust, see olen mina, ma hingan seda sisse. Ma reaalselt hingan seda sisse. Ükstaspuha, mis sa oled, kus sa oled, kes sa oled. Täpselt. Kui spirituaalsus on midagi sinule, siis ole autentne sina. See on asi, mis ka spirituaalsuse juures on, ole autentne sina. See ei kanna maski. Meie maskid siin ilusad. Ära kanna maski. Samamoodi, miks nad on meil siin kõrval? Me ei kanna maski, me oleme meie ise, me oleme autentsed, meie. Mina olen autentne, Helis on autentne tema. Sina, kes sa kuulad, ka õppima ja olema autentne sina, mitte see, mida ühiskond tahab, et sa oleksid. Õpi iseennast tundma nagu päriselt, kes sa oled. Alguses, kui sa võtad ära need kihid, kus on su traumad, su viha, su kõik emotsioonid ja alla surutud tunded, siis see on valus. See on väga valus, kui palju tegelikult me kanname enda sees asju ja see, kui sa hakkad seda kõike lahkama ja need mälestused, mis sul tulevad ja need traumad, mis sul on olnud, mis sa kuidagi oled nagu pannud kuskile kõrvale, et ma tegelen sellega. See on valus alguses ja kui palju sul neid crash'e on, see on meeletult. Asjad, mis sa pead lahti harutama iseenda sees, enda peas, igal pool, see on keeruline. Aga see kõik on tehtav. Selles kohtas, et öelda, et ma ei saa, sa saad ja sa lähed läbi sealt ja sa surud läbi sealt ja sa teed selle ära. Ja kui hea sul pärast seda on olla, sest et sa saad aru, et pekki, ma oleks pidanud seda varem tegema, aga parem hilja kui mitte kunagi, öeldakse selle peale. Ja kui sa üksinda ei suuda neid lahti harutada, siis ongi leia keegi, kellega sa julged olla, päriselt sina olla, see haavatavus, ma tean enda kogemustest, väga-väga keeruline, väga raske olla haavatav, küsida abi, aga kui sa seda teed, siis on jälle sinu üks õppetundidest kogemustest, et jah, ma võin olla haavatav, aga mitte kõigile loomulikult. Minu ja Helise üks väga suur sobivus, miks me sobime väga hästi kokku, on see, et võime ühel samal teemal rääkida päevi, nädalaid, kuid ja me ei lähe närvi üksteise peale. Ja see ongi see tingimusteta armastus, sellepärast, et ka näiteks kui me räägime suhete puhul, siis samamoodi kui palju on inimesi, kes on mingi, et jälle sa tuled selle teemaga ja me oleme sellest teemast nii palju rääkinud, lähevad närvi ja täiega nagu triggerisse. Vot. Ja täna me sellega oma esimese episoodi lõpetame. Aitäh, kes meid kuulasid, kes meid vaatasid. Ma tean, et see on, kui te vaatate videot nagu YouTube'is, siis meie lõpp on veits teistsugune. Et meie sohengud on veits muutunud, sest et meil olid väiksed tehnilised viperused. Jah, nii on, pole midagi teha. Aga meil on ka väike announcement, nimelt on see, et lisaks esimesele episoodile avaldame me ka pärast esimest episoodi järgnevatel päevadel veel 2 episoodi, et te saaksite neid siis bingida, vaadata esimest episoodi, teist ja 3, et saate aimu, kes me oleme, millest me räägime, et oleks ka muidugi huvitavam, sest et esimene episood ei tulnud nii pikk, kui me algselt arvasime. Ja see on okei. Ja see on täiesti okei. Ja kindlasti me kohe mainime siin ära ja me hakkame seda mainima ka järgmises episoodides, on see, et kui sa mis iganes hetkel me jääme su kõrvadesse, siis kindlasti alustage esimesest episoodist. Täpselt, sest siis sa saad aru
millest me räägime, mis teemad meil on, et alustame põhimõtteliselt. me alustame täitsa nullist Jah. ja me lähmegi nagu meie maal siin taga, me alustame juurtest. Me alustame juurtest ja lähme tipuni välja. Like and subscribe YouTube'is ja ka samamoodi followge meid Instagramis, TikTokis ja kuulake meid ka Spotify's. Your Spiritual Momis. Ka pärast seda on outro, siis saate vaadata, et mis need on, et kas see ülakomaga või mitte, sest see on väike erinevus mingitel platvormidel. Suur aitäh, et kuulasite. Järgmise korrani. Bye!